et keegi on sulle ikkagi ette heitnud, et sa ei ole ühtegi moekooli lõpetanud. Et kuidas sa julged üldse ronida moelavale ja näidata, et ma olen disainer? Et kas see on oluline, et sa pead olema justkui diplomeeritud või paberitega? Paljud nagu arvavad, et ma ei ole nagu üldse arvestatav, seepärast, et ma ei ole nagu sealt EKA-st tulnud, et siis võib-olla see ongi nagu mingisuguse koodi pannud minu sisse, et nagu, et tee lihtsalt see tõmbab nagu tagasi. Täpselt, jah. Kas nad leiavad sellise väärtuse, et üks inimene on 25 aastat nagu leiutanud, sõnatus mõttes leiutanud tikandi stiile, mida isegi Pinterestis ei ole, et kas see on nende jaoks nagu väärtus ja kui nende jaoks ei ole ja nende jaoks on Eesti disaini nagu definitsioon, need kimonod, mis on kuskilt Aasia rahvusriietest, et see on nagu siis Eesti disaini nagu A ja O. Et siis mul tuleb see küsimus, et kas tõesti see ongi nagu Eesti disain? Seda kõige lihtsam ja odavam teha, vabandage väga. Meil on kuulajaskond täna siin. Võite küsimusi esitada, üks on eriti agar mees seal. Nii, me jätkame oma teise osaga, esimese osa ma panen ka siia juurde. Ma olen siis külas Siret Eskoldena, kes on moelooja. Sul on Siret Design. Te näete siin taustal on kõik need asjad. Esimeses videos me rääkisime ka sellest moest, näitasime sinu loomingut ja ka rääkisime sellest, kuidas ma jõudsin sinuni, me jõudnud sinuni mitte nii Eskoproos, ehk siis me ju teame, et sa oled kuulsate kaksikute ema, et Raul ja siis Romet, aga Eskoproos, me kutsume neid hellitavalt ja sa oled tegelikult täiesti omaette nähtus ja teed sellist loomingut, et ma isegi mõtlen, et kuidas me siin nii vähe märganud oleme. Et kas sa oled eksklusiivne moedisainer, kas sa teed ainult valitutele, on sinu looming? Ei ole. Ja ma vahel ise mõtlen ka, et kuidagi millegi pärast ma olen nähtamatu, aga võib-olla see salapära on isegi kihvt asi, et võib-olla see tuleb isegi kasuks, et mind ei ole üldse märgatud ja et mu töö on olnud nähtamatu, võib-olla see on isegi kihvt asi, et võib-olla see isegi on nagu teinud mind veel salapärasmaks, ma ei tea. Sellepärast, et mina nägin oma saates Puuduta mind, oli külaliseks Helve Pärna ja tema seljas oli imeline kuldtikanditega kleit. Ja ma teadsin sind varem, ma olen Tallinn Fashion Weekil ka sind näinud, aga kuidagi see käivitas minus selle, et pole hullu, me teeme jääd, ärge muretsege. Siin ei sõida traktor tuppa praegu. Et Helve Pärna ja läbi tema kuidagi, ma ei tea, seal olid sellised õnne või mingisugused müstilised koodid olid tema kleidil. Äkki need ka kuidagi siis mõjutasid seda, et tõmbasid sinu juurde? Ja, see külluse kood võib olla jah. Just. Selle kleidi eesmärk võib-olla oligi jah, kuidagi rohkem tähelepanu tõmmata minu töö poole. Ja siis sina olid täpselt see õige inimene, kes suutis seda teha. Tähelepanu minu tööle tõmmata. Aga ma vaatasin natukene sinu intervjuusid, sa oled ikkagi neid andnud mõned ja seal järsku jooksis, ma ei tea, kust kohast selline punane joon läbi, et keegi on sulle ikkagi ette heitnud, et sa ei ole ühtegi moekooli lõpetanud. Et kuidas sa julged üldse ronida moelavale ja näidata, et ma olen disainer, et ma suudan midagi nagu teha, see meeldib inimestele loomulikult, ma küsin selle eest raha ja nii ongi. Et kas see on oluline, et sa pead olema justkui diplomeeritud või paberitega, no ükskõik mis erialal, siis ma ei tea, võib-olla saiaküpsetaja, vastava kooli lõpetanud, moedisainer, moelooja, kunstnik,
et kas on nii oluline tänapäeval üldse? Alguses ma küll õudselt põdesin seda, et kui ma alustasin nagu tantsukleididelt liikusin edasi selle disaini peale, siis ma ostsin endale kõik fashion disaini raamatud, mis mul on, ma siiamaani laenutan neid oma modellidele välja, sest neid mul on palju. Ja siis ma hakkasin hästi palju tudeerima, selles mõttes, et infot nagu kuidas nagu õppida disaini, seda on hästi palju, et see ei erine väga palju nagu graafilisest disainist ja kõigest, et seda infot on hästi palju ja ma hakkasin väga palju nagu õppima, et ma siiamaani õpin, ma kuulan iga päev, kui ma tikin, ma kuulan kogu aeg mingeid fashion analüüse ja asju, et ma kogu aeg nagu tegelen sellega, et sa oled ise õppija? Ja, et sa ei pane kunagi selles mõttes nagu kinni, et nüüd mu nagu see nagu fail on täis, et ma olen nüüd nagu complete, et seda mitte kunagi juhtud. Ma iga päev tegelikult ka siiamaani õpin kogu aeg, eriti vaat seda stilistikat ja kõike nagu et ise õppija ühesõnaga, aga kas sind ei solva see, et kui nüüd tulevad meil suurte paberitega, osad on lausa välismaal õppinud ja nii edasi ja igasuguseid suuri tunnustusi saanud ja kas sind natukene solvab ka see, kui öeldakse niimoodi, et aga kes sa veel oled? Ei solva vist, ma arvan, et ei. Selles mõttes, et igal ühel on oma nišš ja oma mäng ja et ei solva. Ma ei ole vist selle peale isegi kunagi mõelnud, et kui sa praegu küsid, siis vist küll ei solva. Ja. No me eelmises videos rääkisime ka juba, et sa alustasid siis tantsu tüdrukutele, ma ei tea, kas poistele ka siis või tüdrukutele? Ja, poistele ka. Poistele ka. Tantsijatele tegid lihtsalt tantsuriideid ja sealt kuidagi kujunes see siis edasi, et sa jõudsid sellise high fashionini, no mis on tõesti, kujutage ette need, no ma ei tea, siin on iga pärl, iga litrikene, see on kõik käsitsi tehtud, sinu väiksed sõrmekesed on kõiki neid asju teinud, sul ei ole abilisi. Ja mul vahel käivad tikimisõpilased, et näiteks mingi Facebookist või kuskilt käsitöögrupis, siis mõnikord mul tulevad tikimisõpilased ja siis me tegime koos nendega, kes nad aitavad mul kollektsiooni teha ja see on hästi kihvt ja hästi lahe ja ma näen, kuidas nad nagu arenevad edasi, aga nende tempo ikkagi selles mõttes ei ole ikkagi päris see. Poole aeglasem kui sul on, jah. Ja, aga nad ikkagi lähevad ka paremaks ajaga, et mul käib mõnikord õpilased, aga põhimõtteliselt küll, jah, ma teen kõik üksi, et ma arvan, ma jõuangi aastast võib-olla mingi 65 asja ainult, et siis ma peangi nagu väga läbi mõtlema, et iga asi, mille ma teen, see peab olema nagu müügipotentsiaaliga, et ma ei saa väga avantgaardi endale lubada, et kui ma teen mitu kuud mingit asja, mida nagu saab ainult ühes show's kasutada või mingis ühes muusikavideos mingi performance art tööd, et ma ei saa seda kunagi müüa, et siis ma pean mõtlema, et kas see on nagu okei mulle, kui ma 2 kuud ei teeni ühtegi senti. Mamma, sul rikas mees äkki? Ja. On, jah? No. Miks sa muidu? No mitte Diana Arno case, aga no. Okei. Oho, see oli juba põnev. Et no inimestel paratamatult, no Eesti inimesel eriti tekib alati see küsimus. No mis tal viga rääkida? Elab siin Noblessneris, vaadake, see on biljoni vaade, mis siit avaneb ja nii edasi. Ja siis ta ütleb, et ma teen ainult 60 kleidikest aastas. Need kleidid, vaadake jällegi eelmist videot, ei maksa 8 tonni, nagu võib-olla võiks eeldada, Balmain teeb samasuguseid asju, need on 8-10 000, selline bomber, mis mul seljas on. Et oot, ma ei saa nüüd aru, kas see on töö või hobi? See on kirg, see on hobi, see on töö, see on nagu... Ja selleks on vaja ikkagi, et sul oleks toetav elukaaslane. Jah, sul peab ikkagi mingisugune sissetulek ka veel olema, et sellest ka nagu... Sellest nagu jätku. Kõik, mis ma teenin, see kõik läheb uute kangaste ja materjalide ja litrite tellimiseks. Kus litrite ja pärlite tellimine läheb aina raskemaks, sest järjest pannakse neid vabrikuid kinni ja nüüd ma pean juba Ameerikas tellima, sest Euroopas on väga raske saada neid, aga saab ikka veel, et aga nagu... Sa pead need ette ära ostma, hästi palju suurtes hunnikutes. Mina räägin siin õudselt tark. Kuidas su elukaaslane selle peale vaatab? Ütleb, et mis asi see nüüd on? Et üks siin nüüd teeb nikerdab ilusa. Ja, selles mõttes ta on äriinimene, et tema jaoks muidugi see ei ole nagu mingi äripotentsiaaliga asi, et aga see ongi nagu minu selline suur kutsumus ja kirg ja see on... Ta näeb, et see teeb sind õnnelikuks. Sa oled õige inimesele, kus selliseid leiab? Jah. Me tahaks ka teada. Ma kuulen kaamera taga, inimesed küsivad, kus selliseid elukaaslaseid leiab. Aga sa tuled ise lihtsast kohast, lihtsast
Viljandist, jah. Ja väga-väga lihtsa taustaga perest, kus ei, no ma ei tea, sul kodus ei olnud, ema õmbles sul vist mingeid asju, eks ole, aga ikkagi nad ei suunanud sind kuhugi, et sa pead minema ülikooli või sa pead tegema seda või. Kunsti ma hakkasin õppima hästi noorelt juba, et ma väikse kogu joonistasin nagu non-stop ja siis mu ema pani mind tegelikult juba kunstikoolidesse erinevatesse, mis seal Viljandis olid saada, et siis see graafikaklassidest seal ma hakkasin hästi noorena käima, võib-olla mingi 6 või midagi sellist ja siis seal me kogu aeg õppisime nagu, ma arvan juba 6 ma hakkasin õppima neid igasuguseid perspektiive ja kuidas proportsioone ja kompositsioone luua, et seda ma hakkasin juba väga-väga noorena õppima, et graafiline disain, et see on nagu mul juba enne kooli juba õpitud. Kuule, aga räägi mulle, ma ei usu, et see kõik on nii roosiline olnud, et see, kus sa täna oled jõudnud, see on kõik väga hästi, sa on näha, et sa oled väga õnnelik kõik, aga kas algus oli ikkagi keeruline, kas nende tantsuriietega sa hoidsid endal hinge sees, sa ju sünnitasid 19-aastaselt, et su pojad kaksikud siis, sa 19 laps tegelikult. Täiega. Kuidas siis hakkama said? Jah, siis ei olnudki võib-olla nii suuri nagu nõudmisi, et ma ei tea, oli ikka vahel raske, aga ei olnud midagi hullu tegelikult ka, ei olnud, aga tantsukleite ma tegin kogu aeg. Et see tantsukleidid olid põhiline ikkagi see, mis selle sissetuleku tõi. No nii noorelt emaks saada ja siis, kas jätsid oma mingid tegemised pooleli ka? Jaa, muidugi. Punkti ja hakkasid lihtsalt kasutasid. Armastus ja kõik ja siis poisid ja et kõik oli super. Ja see on ka tore. Ja siis vaatame, kus poisid on kasvanud. Sa tohutult uhke oled kindlasti nende üle. Kuigi sa oled ka natukene teistsugune ema, ma tean, ma olen neid poistelugusid ka kuulnud, et sa ei ole päris normaalne, tavaline. Ma olen hästi rahulik, hästi rahulik. Et sa lasid oma lastel ka teha seda, mida nad päriselt tahtsid. Mul on küll tunne, et nagu kõige tähtsam ongi, nagu sa pead usaldama last, et kui sa hakkad nagu kahtlustama teda ja arvama, et ta midagi teeb, siis sa nagu röövitad selle identiteedi ära, kui sa nagu ütled talle, et ma ei usu, et sul on mingi kaine mõistus ja ratsionaalsus üldse olemas ja analüüsivõime, et siis sa nagu teedki ta nagu invaliidiks, et sul neid tükke ei ole, et mina ei usu sind, et kui sa aga ütled oma lapsele, et ma usun, et sul on analüüsivõime ja ma tean, et sa nagu oskad õigesti asju valida, siis ta hakkabki uskuma seda ja siis ta leiab selle üles endas. Huvitav, kas see point on ka selles, et sa olid ise nii noor? Jaa. Võib-olla. Ja selles ka, et minu ema oli alati nagu hästi kahtlustav ja ta nagu ei usaldanud mind ja siis see nagu ikka vaata noortel tüdrukutel või isegi poistel, kui sa nagu kahtlustad neid, siis nendest tekib mingi rebel või mingi selline nagu mässumeelsus ja võitlus. Et nad salaja ikka nagu teevad midagi. Ei tee, aga just see nagu üldse ei tee. Ja see just, et nagu neid kahtlustatakse, see nagu muudab neid hästi rebeliks ja selliseks nagu, et kuidas nagu su oma people, kuidas nad nagu ei näe nagu, et kui puhas sa seest oled, kuidas nad nagu ei näe seda, et see teeb sind hästi nagu ma ütlen kurjaks, aga mässumeelseks võib-olla. Ja siis ma teadsin seda, et niimoodi see lastele mõjub. Ja siis ma mõtlesingi, et ma pean olema hästi nagu usaldav ja hästi toetav. Et see võib-olla on nagu õige tee. Aga muidugi ma ei teadnud ka, ma lihtsalt arvasin. Ja sa katsetasid, katse-eksituse meetod ja palun väga vaata, mis poistest on tulnud. Täiesti tipp-topp tegelased. Ja väga toredad ja väga armsad ja väga viisakad ja üldse nagu hästi südamlikud ka ja hästi muster poisid ja nüüd palun väga elavad oma elu ja saavad hakkama ja kõik on nagu. Aga mind ikka huvitab see koht, et kui sa läksid mingil hetkel ju läksid mehest lahku, kas jäid poistega kahekesi siis või olid nad juba suured siis? Sa olid 10-aastased siis. Aga sellest ajast peale mul ongi teine mees. Sul oli kohe mehe vahetus. Aha, no vaat. Ma pean ikka, mul on ka siin midagi õppida ja. Okei, ei saa niimoodi vanasse kaevu sülitada, on ju kohe uue mehe. Okei, aga kas sul mingit sellist hetke siis
ka on olnud, et sa oled mõelnud, et nüüd ma olen omadega kuidagi jännis. Vaata, üks asi on see, noh, see on nali praegu, ma ütlen ühe mehe juures teise juurde ja küll siis hakkama saab. Inimene tahab ennast ikkagi teostada, ta tahab keegi olla, see on selge. Et kas sul on mingit sellist madalseisu ka olnud? Ma ei tea, mida ma nüüd teen, et ma ei, noh, et siit ei ole nagu kuhugi edasi minna või oled sa kuidagi alati olnud selline? On ikka kindlasti olnud, võib-olla mitte nii dramaatilist nagu võib-olla, et kui ma oleksin olnud siis veel noorem, siis võib-olla oleks see olnud nagu rohkem dramaatilisem, aga mida vanemaks sa saad, seda nagu vähemaks jääb seda melodramaatilisust ja sellist nagu ärevust ja kõik jääb nagu vähemaks ja siis analüüsivõime ja see kõik nagu tuleb juurde ja siis läheb natukene kergemaks, aga mul vist midagi väga hullu ei ole olnud, väga hullu mingit downfalli ei ole olnud küll. Et sa oled hakkama saanud alati. Kui sul rohkem lapsi ei ole, kui sa need 2 tükki tulid nii noorelt, siis oleks võinud ju neid veel teha. Ja, ma ei tea, kumbki meist nagu elukaaslasega nagu nii tohutult ei tahtnud, et siis see kuidagi läks nii, et nagu kumbki nii tohutult ei tahtnud, aga... No sa ei kahetse ka? Ei, otseselt ei kahetse. Ei olegi mõelnud selle peale üldse. Mina psühholoog siin uurin. Nii armas. aga nüüd ikkagi, üks asi on see, et kuidagi jääb selline mulje, et sa ei saa teistmoodi, sa pead neid asju tegema, see on sinu kutsumus. Aga kas sul natuke sellist ambitsioonikust ikkagi ei ole hinges, et ma mõtlen, kui ma neid asju vaatan, siis mul on täpselt selline tunne, et siin oleks läbi murre kuhugi suurema auditooriumi ette, et see Eesti on tõesti väike ja kuigi su iga toode on täiesti erinev, siin ei ole 2 ühesugust asja, et siis siiski nagu, kas seda ambitsioonikust sul ei ole, et murraks siit kuhugi ja võib-olla ma saaksin, Londonit sa armastad üliväga, ma tean ja sa oled oma asjad saanud ka Brüsselis müügile Milanos. Kas sa Dubaisse ei läinud ka mingid asjad? Veel ei ole jõudnud sinna, aga Dubai on ka, ma arvan, üks. See oleks ka üks selline koht, kus ma näeksin neid asju, et võib-olla see Brüsseli värk ja need läksid natuke nihu, sest koroona tuli, sul tõmmati kott pähe. Ja ma jäin kõik oma Brüsseli rahast ilma, et kõik, mis Brüsseli kaubamajas ära müüdi, 14 toodet, ja teiste disainerite tooted ka, sest seal olid jooksus Balti disainerid, Läti ja Leedu enamus, sest see oli mingi Balti grupp ja kõikide meie müükide rahad nagu nad kuhugi panid ära ja me ei saanud kunagi ja et see oli hästi nagu see oli nagu nii solvav või ma ei oskagi öelda, kuidas see nagu see lihtsalt nagu oli nii kurb ja ma siiamaani mõtlen, et mis oli nagu selle asja point või mis oli seal see õppetund, mida ma pidin sellest õppima, kas see pidi seda tähendama, et ma ei tohi usaldada inimesi, siis seda õppetunni ma kindlasti ei võtnud, sest ma ikkagi usaldaks inimesi, sest kui praegu mingi kaubamaja mulle pakuks, nad võtavad muud tooted müügile, siis ma ei läheks sinna ukse taga iga õhtu küsima, et kas mu raha on tulnud või midagi, et ma ikkagi nagu ootaksin. Usaldaksid? Jaa, ikka usaldaks, jah. Tallinna kaubamaja ei ole sa proovinud? Ei ole ja ma arvan, mul on nii vähe kõike, mul ei ole suurusi, ma arvan. See pole küll mingi asi. Praegu mina jälle õpetan siin Tallinna kaubamaja väga toetab Eesti disaini kusjuures. Üks vähestest ja sa pead ise selle varba sinna ukse vahele. Tallinn Design House'is ma olin mingi päris mitu aastat tagasi, aga nendel on selline suhtumine, et nad teevad hästi suure teene mulle, kui nad võtavad nagu midagi sisse, siis nad võtavad pool raha endale. Vaat, kui tore, et sa julgesid. Ja siis mul on palju kasulikum nagu teha -50 ja oma kliendid kutsuda koju. Selge. Mis on üks huvitav fakt, mis mul praegu meelde tuli ja sa täna rääkisid enne, kui me intervjuud alustasime. Tegelikult sa oled ju Tiina Talumäe stuudios töötanud ja siis mul tuli täielik déjà vu. Et muidugi seal on tohutult palju samamoodi kasutatud tikandeid ja asju ja see ei olnud lühike aeg, sa olid 5 aastat seal. Ja, hästi kihvt oli. Et vau, et see, kuidas sinna sattusid üldse? Tegelikult ka jälle ilusõnumi kaudu, et ilusõnum mingi siuke nagu maagiline koht. Ja mingi kontaktide loomise koht või niimoodi ma olin seal.
oma esimese, tõest olingi oma esimese kollektsiooniga ja siis Tiina see pattern cutter, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, lõikaja, Krissi ja tema tuli sinna. Jah, juurde lõika. Ja siis tema nägi mu töid ja siis kuidagi niimoodi sattuski ja siis ma läksin Tiina juurde, siis ma alguses ka väga pabistasin, seal oli Rotermannis oli veel stuudio, kui sa mäletad, siuke mehest pidi üles minema ja siis ma natukene ka nerveerisin ja mõtlesin, et kas ma olen nagu piisavalt hea, et kas ma oskan nagu kõike teha ja aga alguses peale hästi kihvt oli, et hästi palju erinevaid asju sai kogu aeg nagu leiutada ja proovida, et siis toimub presidendikleidid ja kuidagi suuri kollektsioone, siis ma sain siin hästi palju tikandeid teha ja hästi kihvt oli muidu kogu aeg. Vau, et see andis nagu seda julgust ja enesekindlust tegelikult juurde. Et sa nägid, et sa oled natuke tagasihoidlik. Jaa, olen jaa. Sa nagu ei pushi ennast üldse. Ma olen argpüks täielik sätendavaga argpüks. Et sa pead natuke rohkem ennast ka esile tooma. Et see, et ma täna siin istun, see on ka täiesti pooljuhuslik. Tänu Elvele, ütleme nii. Et kaardimoorile läbi puuduta mind saate. Et sa oled liiga tagasihoidlik. Et rohkem rind ette ja vaata, meie moedisainerid on väga sellised edevad, annavad intervjuusid ja käivad saatesse ja figureerivad ajakirjanduses. Ja... Ma arvan, see tagasihoidlikkus või ütleme nagu arg olemine, see võib-olla tulebki sellest, et mäletad, kui sa enne ütlesid, et paljud nagu arvavad, et ma ei ole nagu üldse arvestatav, seepärast, et ma ei ole nagu sealt EKA-st tulnud, et siis võib-olla see ongi nagu mulle nagu öelnud nagu mingisuguse koodi pannud minu sisse, et nagu, et tee lihtsalt see tõmbab nagu tagasi. Täpselt, jah. Et sulle läheb ikkagi korda see, mida teised inimesed sinust räägib. See on nagu nii vastuoluline, mis sa räägid. Mitte, et nad nagu ei räägi, vaid kuidas nagu peegeldub. Jah, suhtumine, et nagu, et kas nad leiavad selles väärtuse, et üks inimene on 25 aastat nagu leiutanud, sõnatus mõttes leiutanud tikandi stiile, mida isegi Pinterestis ei ole, et kas see on nende jaoks nagu väärtus ja kui nende jaoks ei ole ja nende jaoks on Eesti disaini nagu definitsioon, need kimonod, mis on kuskilt Aasia rahvusriietest, et see on nagu siis Eesti disaini nagu A ja O, et siis mul tuleb see küsimus, et kas tõesti see ongi nagu Eesti disain? Seda kõige lihtsam ja odavam teha, vabandage väga. Ja see kimono, ma ei tea, miks kõik seda kimonot teevad. See on praegu kimono hullus on täiesti pöörane. Absoluutselt kõik moedisainerid teevad. Kus sinu pärlidega kimonod on? Ja, seda ei tule. Seepärast, et see on nii ammendunud. Samamoodi, miks ma ei tee seda nagu sellist nagu rough bits, vaata see hästi paks bits, et nagu kõik Eesti disainerid on seda nii palju teinud. Ja siis ma sellepärast ei taha ka seda bitsi teha, et mul on selline tunne, et see on nagu ammendatud. No vot, oled julge küll rääkima ja kritiseerima isegi päris ausalt. Aga presidendi vastuvõtud ja need roosiaiapeod, ütleme, need on need high level asjad. Kas see on sinu jaoks oluline, et keegi läheks sinu kleidiga ma täiega tahaks, Päriselt? Ja ma kujutan ette, kui kihvt oleks nagu skulptuurida seda nagu keha ja luuagi täiesti mingi selline nagu taies, mis olekski põhimõtteliselt nagu Eesti vastand nagu näiteks mingi Hollywoodi, mingi selle Oscari gala kleidil. Ma väga tahaks sellist asja teha, et see võiks nii kihvt olla, et presidendi kleididest, kuna ma töötasin Tiina juures nagu aastaid, et siis sealt ma õppisin ka nagu päris palju, et Tiina alati rääkis, et presidendi gala kleidid, nad peavad olema nagu kaugelt vaatamiseks, et peab olema nagu õlimaal, et kontrastid ja kõik peavad kaugelt nagu vaatamiseks olema, et muidu ma ei oleks võib-olla isegi selle peale kunagi mõelnud, et neid oleks väga lahe teha küll. Tead, mis selle üks viga ainult on? Kaua sa ühte kleiti teed? No oletame, et ma tahaks presidendi vastuvõtule minna ja ma vist päris valges pruutkleidis ei läheks, aga ütleme, et see disain, mis seal on, eks ole, väga ilus, voolujooneline, kõik imeline. Ja tulen sinu juurde, ütlen, et tead, 3 nädala pärast on presidendi vastuvõtt. Sa ju ei jõua nii kiiresti. Jõuaks küll, ma ei pruugi leida nagu nii kähku kõiki neid pärleid asju, aga tikkimises selles mõttes 10 päevaga saab tikitud küll. Päriselt räägid või? Sest tead, mis meie kõige suurem mure on olnud ikkagi see, et millest Eesti disainerid paljud räägivad just viimati kuulasin, ütlesid,
Eesti disainerid on rääkinud sellist asja, et viimasel ajal tulevad need kutsed nii hilja, ongi, miks ma tõin selle 3-nädalase näite, ja nad on väga nördinud ja vihased, et nad ei jõua ju sellise lühikese ajaga teha, et nad tahaks ikkagi just kangaste pärast, ma isegi ei ütle selle õmblemise pärast, et sa kangad ju tellid kuskilt mujalt, sa ei Abakanist ei saa, vabandust nüüd Abakan, võib-olla saab ka neid teistsuguseid kangaid siis ja et see aeg on liiga lühikene, et selleks ajaks nagu teha. Aga sina ütled, et saab küll tegelikult, et kui väga vaja on, siis saab 3 nädalaga. Saab, väga vaja on, siis saab nädalaga ka tegelikult saab küll ja et midagi saab, aga mul kindlasti ei pruugi olla nagu neid pärleid ja neid kangaid kõiki nagu olemas, mida nagu tahaks, aga põhimõtteliselt midagi ikka saaks. No need, kes teavad, et nagu nii lähevad presidendi vastuvõtul, on ju ministriprouad ja need teavad, need võivad aasta enne juba mõelda sellise asja peale. Ja sinu kleitidest ei ole olnud siis presidendi vastuvõtul? Laenutatud on eelmine aasta, üle-eelmine aasta, mis pole nagu valmis olnud, kõik on laenutanud, et niimoodi on, aga otseselt keegi ei ole veel tellinud ja aga ma usun, et see tuleb kindlasti. Ma usun küll, et tuleb. Aga pulmakleidid? Ja, natukene, hästi natukene, aga neid ei ole ka väga palju veel tulnud. Kus sa üldse esitled ennast? Kas sa oled ühe korra Tallinn Fashion Weekil olnud? 6 korda? Ja. Ühesõnaga ma mäletan ühte show'd, sest ma seal olin, aga ma võib-olla teistel ei olnud. Oh my god, 6 korda, see on ju päris palju. Ja sa jätkad ja lähed ja lähed. Kas sellest on kasu olnud? Minu arengu mõttes kindlasti ja selles mõttes ma ei tea, kas see mul tuntusele ja mu klientuurile on nagu väga palju juurde andnud, aga selles mõttes on ikkagi hästi palju kasvatanud mind nagu veel paremini kõike tegema ja iga kord enne Tallinn Fashion Week enne show'd, paar päeva enne show'd, siis mul on selline nagu hästi sügav selline nagu madal seis, mul on selline tunne, et mul ei ole mitte mingeid andeid ja et ma olen nii vähe kõike teinud ja et see nagu üldse mitte kuhugi kõlba ja et ma pingutasin liiga vähe. See on alati mingi paar päeva mul selline nagu low point ja siis ma arvan, et tegelikult tõenäoliselt kõikidel disaineritel on nagu enne show'd mingi selline hetk ja siis mõtled inimesed, kellel on võib-olla natukene nagu särtsakam närviigava või niimoodi, et nende jaoks see võib nii dramaatiline olla, et see võib nad nii rööpast välja lüüa, et... Et ütleme nii, et moedisainerid on tegelikult väga õrna hingega ja nad elavad kõike nii väga üle ja nendesse tuleb väga mõistvalt suhtuda ja siidihinnastega neid. Kas sa oled mingit jubedat kriitikat ka kunagi saanud? Ei ole. Ei ole? Et kui on see show ära, 6 korda juba olnud, need pärast kuskil kirjutatakse, öeldakse, et mis asi see veel oli? Ei ole jubedat kriitikat saanud, aga üks ajakirjanik kirjutas nii naljaka lause, mis oli nagu nii kummaline, et samal ajal mul kõik modellid valmistusid riigieksamiks või kirjandiks ja nad nii vabistasid selle kirjandi pärast ja siis ma vaatasin, et keegi ajakirjanik saab sellise töö eest nagu palka, et kirjutab selliseid lauseid, mille eest nagu koolis õpilased saaksid nagu niimoodi, nad saaksid tõenäoliselt lapiga vastu pead, kui nad sellesse kirjutaks. Mis asi seal oli kirjutatud? Ta kirjutas niimoodi, et Siret Design, Master of Embroidery on seina peal kirjas ja tõesti asjad on käsitsi tikitud. Erinevalt eelmisest kollektsioonist see kollektsioon tigandid on rohkem laiali paigutatud. Selline lause. Ärsku AI kirjutas selle. See on nii naljakas lause, siis ma mõtlesin, et koolis mul kõik modellid just valmistasid selleks nagu kirjandiks ja nad nii vabistasid, kõik neid on nii hullult treenitud vaata, et nagu kuidas see lause ehitus käib. Et siis see tekkis nagu tundus mulle nii naljakas, et kui keegi saab selles asjast palka, siis... Aga see ei lähe sulle nagu, sa oled ikkagi kunstnik, see ei lähe sulle hinge, see mõtle, pisara ei tule silma. Korraks võib-olla, aga ma liigun sealt edasi, et ma tavaliselt viskan nagu kõik minema, et ma õnneks ei ole laud puhtaks ja ma õnneks ei ole selline, kes nagu kõike jätakse korraks ikka. Väga mõne. No aga räägime natukene sellest. Tähendab, ma mõtlen seda, kas sina oled või kunagi kannatanud üldse näiteks rahapuudusel, sest inimesed praegu vaatavad, kõik on väga ilus, kõik on väga suursugune, et mis tal siin viga rääkida on ju. Aga sa kunagi oled tulnud ka sellist hetke? Muidugi olen, jah. Aga kus mees sul oli esimene,
siis tuli kohe teine, mis mina alati seostan, et mehed, kui mees on juba majas, siis on juba elu poole lihtsam. Et no mis need sinu rasked hetked on? No kummagi mehega alguses nagu neil ei olnud nagu üldse nagu rahaliselt nagu hästi, et sa võtsid vaesed mehed. Täitsa õudne ju. Täitsa loll. noh, mitte nagu Vabandust. mitte nii vaesed, aga ma olen hääletoruks, mõni ütleb seal, vaatab, no täitsa rumal naine, mis ilus blond naine ja siis võtab vaese mehe. Armastus on selle nimi. Selle nimi on armastus tegelikult. Ja see on palju aga noh, mitte nii vaesed, et mitte päris nagu. Jah, okei. Tähendab, kas noh, vaene ja vaene, siin on 2 eri asjaga, sul on 2 väikest last, sa oled ise väga noor, sa pead pingutama, midagi tegema, tööd tegema. Et kas lastel on ka jäänud sellepärast nagu midagi laste puhul tegemata, et sa ei ole saanud neile võimaldada võib-olla kõike seda, mida sa võib-olla oleks soovinud? Ei, ma arvan, et nad said kõik, mis seal vaja oli, et ma usun küll, et seal ei ole midagi sellist olnud. Kui sa täna oma lastega räägid ja nende ema on moedisena, mida nad arvavad selle kohta? Need toredad poisid. Oi, neile väga meeldib ja. Et sa tegeled sellise asjaga. Nad on kõige suuremad fännid. Ja, nad on väga uhked mulle ja. Et seda on, kas neile ka vahel midagi teed? Natuke olen teinud, aga väga palju ei jõudnud, et see võtab hästi palju planeerimist, et neile teha, et me peame minema nagu laskuma mingi meesterätsepal teha kõik nende kehade järgi, et ma kunagi kindlasti teen veel neile ja väga tahaks küll, jah. Nii, ja nüüd on kambas on ka Alika on ja me rääkisime ka eelmises videos sellest, kes siis on ühe poisi siis Brut ja voilà, mida me nägime eelmisel Fashion Weekil, kleit oli temal juba seljas. Kuidas sa miniaga üldse läbi saad? Jaa, ülikihvt ja super hästi nagu on kõik, et väga lahe teise poja girlfriendiga ka, et nagu nii kihvt, et meie pere on nüüd nagu suurem ja et meil on sellised liikvedest tõesti nagu üli lahe on, et mäletan kunagi ammu keegi mu tuttav küsis, et mis sa siis teeksid, kui su poegadel satuksid sellised girlfriendid, kes sul üldse ei meeldi, siis ma kutsun juba siis, et ma ei usu, et sul see võimalik ongi, et kui nagu su lembik inimene maailmas nagu valib mingi kõige ideaalsema partneri enda jaoks, nagu kes tema jaoks on see kõige täiuslikum, siis kuidas ta ei saaks mulle meeldida, muidugi saab. Paned selle vägisi meeldima. Ei, aga võib küll juhtuda, et sa ei tea ju, millise võib küll juhtuda. Tibi otsa, no ma ei tea, tibi, noh, see on meil muutunud selliseks sõnaks. Võib küll juhtuda, aga õnneks meil on nagu super, et milline ämm sina oled siis? Ma arvan pigem nagu sõbranne, aga natukene ka distantsi, et ma väga ei ela neil seljas või et ma nagu väga ei topi ennast igal poole. Kord nädalas me ikka käime kuskil restoranides või siis vaatame siin filmi, istume siin kõik koos ja teeme süüa ja vaatame Hollywoodi filme ja et meil on kord nädalas ikka selline õhtu, kus me oleme kõik koos. Ise kui armas. Nii, siis peab kohe nuhkima. Oota, palju vanad poisid on praegu 26, 27 on. Saavad 27 kevadel. Just. Nii, kui me kohe küsima, kas pisiperet on ka oodata? Ja, praegu ei ole, aga ma loodan, et see kunagi ikka tuleb. Ja kui olekski, siis sina ei tohiks teiste asjadest üldse rääkida, et see on selge. No midagi sa oled ikkagi hästi teinud, et kui pojad sinust räägivad, siis nad ka räägivad sinust ülivõrdes tegelikult. Ma arvan, et üks aspekt on ka see, et sa oled väga noor on ju, nooruslik ja kuidagi jagad seda skeenet ka ja ma arvan, et kas poistel ei ole ka nii olnud kooli ajal, et äkki nende klassikaaslased on ka natukene kadestanud, et nendel on nii äge ema. Ja, on küll. Nad on isegi öelnud, et neil võiks olla ka selline ema, kes on nagu hästi rahulik. Ma arvan, see rahu ongi võib-olla nagu see, mis on minu kõige suurem trump. Ma ei tea, kui palju see välja paistab, aga ma olen hästi rahulik. See ei lähe närvi. Kuskilt ma olen isegi lugenud, et sa oled üks poistest vist ütles, et sa oled ühe korra ikkagi närvi läinud. 2 võib-olla. No, ühe korra nad viskasid sulle kohvitassi vist riietele kogemata. No ja, see oli see raadios, mul tuleb meelde see raadio lugu. Rääkisid. Aga mis teine on siis?
teine oli tõenäoliselt siis, kui ma pidin kuhugi mingi hästi suure, see oli kuidagi mu tööga seotud, ma pidin oma mingi disainide, mingi failid saatma kuhugi, mingile võistlusele või kuhugi või poodi kuskile, kuhu ma kandideerisin. Ja ma ei saanud nende failidega nagu hakkama, mul ei tulnud nad nagu välja ja mul oli vaja, et nagu Raul või Roomet keegi aitaks neid kohendada, aga neil oli ka kooliga nagu täiesti hullumae ja siis nad ei aitanud mind ja siis ma olin ka nagu nii... Nad nagu, ei aidanud sind. Jaa, sest nende oli endal töö kooliga nagu nii raske. Pingeline, jätsid ema nurka niimoodi häda. Ja viletsus ema, kes oli neile toonud, seda mäletan ka, kas sa kinkisid mõlemale eraldi kaamerad? Ei, ühe. Ühe ainult või? Aga kuskilt jäi selline kõlaks, nagu mõlemad oleks saanud kaamera ja sina pushisid neid üldse. Alguses tegid iPhone'idega, alguses filmisid kogu aeg. Just, ja siis, kui emal on ühe korra abi vaja, siis teil ei ole aeg. Küll on meie. No jah, aga ei, ma saan aru. Kool on nagu nii tohutult nagu suur, see ongi nagu kõige suurem asi, elust ongi nagu kool ja siis kui need tulevad nii rasked asjad seal koolis peale mingid tähtajad, siis see lämmatabki neid nii ära, et... Ja tead, nende suur unistus on, millest nad on ka rääkinud, et vaata, nad unistavad ka hästi suurelt ja kuidagi sinul on ka see natuke selline Hollywoodi touch juures, kas ei ole? Yeah. Ja nemad unistavad ka, et nemad saaks kunagi kuulsaks siis... Raul ja Roomet, ma räägin nemad. Kuulsaks Hollywoodis, et teeksid mingid sellised filmid, no loomulikult, et Oscar saada ja siis üldse maailma kuulsad olla. Ja kuidagi see Hollywood, võib-olla nad on nii palju, te olete kõik koos neid filme vaadanud. Täpselt, jah. Et kuidagi selline unistus on. Kuidas sina saaksid neid aidata selles osas? Sa oled juba oma töö teinud või saad sa veel midagi teha? Ma ei tea. Otseselt ma vist rohkem ei saagi midagi teha, kui lihtsalt innustada neid ja teha selleks kõik, et nende inspiratsioon kogu tuleks. Ja... No kui nad teevad filme, nad teevad muusikavideosid, lihtsalt videosid, siis ma just mõtlesin, et sa saad ju aidata seal disaini või mingisuguse sellise ja, kui neil vaja on, siis muidugi. Aga tavaliselt neil on nagu keegi olemas juba, et Okay. Nii tore, kui vaadata siin, kui sa räägid poegades, siis silmad lähevad sära. Aga mis su enda unistused on? Kas sinul ei ole sellist? Ja muidugi ma tahaksin väga edukaks saada oma tööga ja ma tegelikult tahaks ka, et seal Hollywoodi, seal Oscari galal, et seal kannaksid inimesed mu pleite. Et Cannes'i filmifestivali ma olen juba saanud mõned korrad. 4 korda, aga eestlane. Tõsiselt? Ja, Triin Lellep, kui sa tead teda. Jaa, tema kandis sinu loomingut. Ja, ta on 4 korda vähemalt juba kandnud seal. Ja seda ma väga tahtsin ja ma kujutan ette, et Hollywoodi sinna Oscari galale sinna tahaks ka väga ja... Või et mõni kuninglik printsess, keegi kannaks sinu riided. Jah, see oleks see kehvt ja... Eesti disainerid on riietanud ju küll meil siin erinevaid kõrgeid soovust. Et on midagi embassidega, need tutvused, et ma olen mõelnud ka selle peale, et mingi saatkondadega tutvusi luua, et see oleks tegelikult üks võimalus, kuidas nagu saada lähemale. Just. No väga tore. Ambitsioonid peavad olema. Sa ei saa siin kodus nurgas istuda ja üksipäini nokitseda. Kas see natukene üksildane selline amet ei ole, et sul on see stuudio, me oleme siin suures toas, see stuudiotoast me alustasime eelintervjuuga, et kas see natukene üksildane amet, sa nokitsed seal oma selline pärlikeste kallal, kas sa hulluks ei lähe? On küll üksildane, aga ma kuulan nagu YouTube'ist igasuguseid podcaste, et alates mingi neuroteadlastest ja loomulikult hästi palju fashion, igasuguseid neid analüütikuid ja trend forecastereid ja kõike sellist. Ja siis, kui ma olen väga väsinud ja ma tahan midagi sellist hästi lihtsalt kuulata, siis ma kuulan parfüümi neid arvustusi ja parfüümi neid mingid sellised nagu YouTuberid, kes nagu on 10 000 parfüümidest, siis ma lihtsalt kuulan neid. See on kuidagi nagu nii tore. Aga sa ei igatse enam neid aegu, kui sa olid näiteks Tiina Talumehe juures seal stuudiost, on ikkagi inimesed ümber ja sa saad nendega rääkida, suhelda ja siin sa nagu oled väike nagu üksik nunn. Ma vist ei igatse, sest mul on selline tunne, et ma tegelikult sellest juba ammu aru saanud, et on nagu 2 tüüpi inimesi, on ühed, kes on sellised nagu, kui neile õudselt meeldib, kui neil on tähtajad ja neil on nagu kiire ja see rush ja selline nagu et neil on vaja hästi pinged ja sellist nagu mingid sellist nagu
hästi võimsat stressi ja see adrenaliin paneb nendel nagu vere niimoodi käima ja siis see tõmbab neist nagu nii palju energiat välja ja inspiratsiooni ja nad lendavad. Ja siis on need teist tüüpi, mina olen ka see teist tüüpi, et kellel on vaja hästi palju rahu ja vabadust ja nagu see vabadus on see, mis paneb minu nagu lendama ja mul on vaja nagu tühjust ja vaikust ja see on nagu minul, et mida vabam ma olen, seda võimsamalt ma lendan. Okei, aga nagu võib-olla see social life, et sa oled nagu ka ikkagi selles orava rattas, et sa oleks kogu aeg nähtav. Et seda sul ei pigem nagu introvert siis nagu... Võib-olla jah, natuke introvert jah, aga modellidega ma olen väga lähedane ja sõber ja kõik modellid, et kui me nendega nüüd suhte teeme koos, mida me teeme päris tihti, et siis ma alati tunnen, et nad on nagu mu perekond, et nii kihvt. Nii tore. Seda ma kusjuures õppisin ka Tiina pealt, et alati, kui Tiina Talumäel show'd tulid, siis alati, kui ta modellid tulid proovidesse, siis neil oli nagu nii armas siuke nagu sõprus ja nagu nii kihvt ja siis ma mõtlesin, et mul tuleb ka nii. Et sa võtad siit nagu eeskuju, et sa käitud nendega hästi. Et nendest saavad meile sõbrad modellidest. Sõbralikud. Kui tore on. Ma mõtlesin, natuke ma ei taha klatši juttu nüüd ajada, ma mõtlesin natukene, et Tiina Talumees on natuke selline väga resoluutne ja väga selline natuke nagu ice queen. Tead, iga kord, kui kaamera läheb käima, ta muutubki selliseks ja ma vaatan mõnda videot, siis mõtlen, et see ei ole üldse Tiina, siis ma ükskord ütlesin talle ka, et sa oled kaameras nagu hoopis teistmoodi, nagu et sa ei ole päriselt üldse selline, et siis sa muutud nagu hästi siukseks nagu kalkuleerivaks, ta teab seda, et võib-olla tal on vaja hullult teha, vaata selline persona. Sellepärast ma nagu enne tahtsin ka küsida, et kuidas sa suutsid ta alluvuses töötada, sest et minul on ta jätnud sellise väga strikt inimese mulje, aga nüüd, kui sa nii ülivõrdes räägid, siis ma usun sind. Väga tore. Ta teab, et jätab siukse mulje endast. Et huvitav. No aga selge, siis mis on järgmine etapp nüüd, kevadisele Fashion Weekile sa ei lähe, presidendi vastuvõtt tuleb, kleidid ootavad siin. Kuule, ma pean ikka sellega küsima, et kuule, kui ma tuleks siia kleiti valima, siis kas sa teed ühes suuruses kõike kleite või? No, nad on pigem siuksed nagu M, aga nad kõik hästi elassed, et ja nad tõmbavad täpselt nagu need kehakontuurid ja nad isegi nagu teevad isegi väiksemaks, et nad on kõik elasse need kleidid. Et teevad 30 või tähendab, ütleme 40 numbri, teevad 38 ja 38 on 36 ja niimoodi. Teevad, jah. Aga ma saan alati teha, sest mõttes, kui keegi tahab midagi tellida, et siis ma rõõmuga teen, et ma väga ootan, et mul tuleb palju tellimusi, et mul on väga kihvt rätsep ja et ma suurima rõõmuga teeks igasuguseid tellimusi, et tulge tellige. Nii, ja nüüd tuleb kevadisel Fashion Weekil sa ei osale, eks ole, see sügisene on selline suuremaks. Juba alustasin. Just, juba alustasid sügist või? Ja, juba mingi 5 asja on valmis. Ahah, okei, praegu talv. Ja, ma pean, see protsess on lihtsalt nii pikk, et ma pean hästi pikalt nagu, ja ma pean ka arvestama selle küll aega, et kindlasti on mingi tellimusi vahepeal, see võtab nagu mingi tüki ära ja nagu ma enne ütlesin, et mul on vaja tunda ennast hästi rahulikult, hästi vabalt, et mul ei ole üldse stressitaluvusega hästi, et ma muutun täiesti kanaks, kui mul tuleb stress, et ma pean kogu vältima stressi, et siis ma alati alustan nagu hästi vara, et siis mul on hästi hea kindel seljatagune, et kui mul tuleb tellimusi vähepeal palju, et siis ma tean, et ma olen juba nagu see on täiesti ainelaadne disainlast, ma tean, minu tutvusringkonnas enamus on sellised viimase hetke. See ongi see, mis nendes adrenaliinisõltlased ja neil on vaja seda rushi, et muidu neil nagu ei ole Nad põhimõtteliselt ei alusta varem. See sütitab neid. Just, ja siis tulevad sellised geniaalsed mingisugused sähvatused, mis on aru. Okei, inimesed on erinevad. Ja mul on tõesti vastupidi. Mul tulevad sähvatused siis, kui ma olen vaba. Selge. Aga sa räägid nii enesekindlalt, jah, sügisel ma lähen sinna Fashion Weekile kõik, aga kas see on ka mingi rebimine, et kas sa tead, et sa saad alati? Ja ei, ma ei teagi, kas ma saan. Aga igaks juhuks teed? Kui ei saa, siis teen tänaval. Moeshow siin. No Plessneris. Ja teine asi veel, et okei, Fashion Weekis, see on oluline tegelikult ja ma kujutan ette, et sul tuleb peale seda ka inimesed märkavad ja sul tuleb ka müüki kindlasti tänu sellele, et see on sinu jaoks oluline. Ma ei tea, kui kõva konkurents sinna on üldse, et kas sinna on keeruline saada või mitte. Ja ma ka ei tea, aga... Sa proovid vähemalt igal aastal. Kuna ma olen kõik eeskujulikud
viieline. kõik teinud, siis ja mingit kompleini ei ole ja sa ei ole ka eriti pirtsakas, siis ja võib-olla kunagi enda, täiesti iseenda, nagu sa ütlesid, enda moeshow, personaalne. see oleks küll see oleks imeilus siin suvel, vaata, milline promenaad siin. jaa, see oleks kihvt. Täname droonid filmima ja just, unista suurelt. ära ole nii tasane. ja ma olen argpüks, ma tean, ma olen täielik argpüks. aga ikkagi sa oled väga-väga tubli olnud, et kuidagi selline noh, mingi asi sinus on, mis on viinud sind ikkagi täiesti nullist juba. see on lihtsalt hästi suur tahe ja nagu ma ütleks, et see on anne. Võib-olla kellegi arust ei ole anne, et üks inimene 25 aastat järjest mõtleb välja tikandeid, aga ma arvan, et see on anne. Kui sult tuleks välismaalt kunagi pakkumine, kas sa koliksid siit Eestist ära? Tõenäoliselt ei koliks, aga ma ei tea. No, aga vaatame. Sest aeg on, sa oled noor inimene. Saate lõpus ütle ka, kui vana sa oled. 46. Selge, aga suured tänad sulle. Nii kihvt oli, mulle väga meeldis. Ja, aitäh sulle ja ma loodan, et su kleidid leiavad üles need õiged inimesed. Juba paljud kleidid ongi leidnud, ja ma loodan, et sulle väga... Suur aitäh, et tulid, mul on nii hea meel. Aitäh, et sa oma koju mind kutsusid. Suur aitäh, tulid, väga kihvt oli.